Ja aitäh. No ma plaanisin oma juttu alustada kaugemalt ja meenutada lapsepõlve. Suur osa siin saalis olijatest ei olnud sel ajal isegi sündinud mitte ja isegi kui ma juba olin teismeline ja nii edasi, siis ei olnud veel sündinud paljud, nii et mul on palju mälestusi lapsepõlvest. Ja üks mälestus on see, et ei olnud voolu. Pidevalt ei olnud voolu. Oli 50 aastate algus. Miks ei olnud voolu? Tootmisvõimsusi ei olnud. Tootmisvõimsusi ei olnud. Ja väga paljusid asju ei olnud. Mitte ainult voolus ei olnud küsimus. Mäletan, et ema pani lambanahkse kasuka selga, paksu kampsoni alla. Läki sidus lõua alt ilusti kenasti kinni, läki kõrvad. Ja läksime poolest ööst karussellipoe juurde Pärnus Sabasse, et hommikul jahu ja suhkurt saada. Ja istusime seal, kusjuures ma pean meenutama, et inimesed olid hämmastavalt distsiplineeritud. Keegi ei trüginud sinna järjekorda vahele. Keegi ei kraagelnud. Ja istusime, saime oma mingisuguse jahukese ja suhkrukese kätte. Läksime koju. Ja siis tulid Hruštšovi sulaajad ja elu läks lõbusamaks ja elu läks paremaks. Sai elektrigitarriga isegi bändi hakata tegema niimoodi, et pidevat voolukatkestust ei olnud. Ja mis pärast see nii oli? Sest põlevkivitööstus pandi käima. Põlevkivitööstus ja põlevkivi energeetika pandi käima. Nii, ja nüüd me oleme siis 21. sajandi 20. aastate keskpaigas. Sellest on möödas mälestused mul, kui olid elektrikatkestused ja me küünaldega ja tätninadega ja petrooliumilampidega ja mille kõigega valgustasime oma elamist. Sellest on möödas siis nüüd juba üle 70 aasta. Ja mida me näeme? Me näeme totaalset hullust terves Euroopas, kus kindlad, stabiilsed elektrisüsteemid, tootmissüsteemid, ülekandesüsteemid asendatakse ebakindlate, ebastabiilsete süsteemidega. Lammutatakse majandust. Saksa sepikoda, mis oli Euroopa mootor, tänu millele oli võimalik Euroopa Liidu moodustamine, on seisma jäämas. Saksamaalt viiakse tootmist ära. Ameerika Ühendriikidesse muide ka, mis on rohehullusest õnneks loobumas. Ja see kõik on selle tulemus, et meil lammutatakse, neil on kivisöeenergeetika. Sakslased oma rohehulluses loobusid juba aastakümneid tagasi tuumaenergeetikast. Miks? Sest lollakad inimesed ütlesid, et planeet hävib, planeet kuumeneb üle, planeet sureb, inimesed on planeedi katk. Sellised hullud inimesed on meil olnud viimastel aastakümnetel võimu juures. Ja nüüd me näeme, kuidas need hullud inimesed lammutavad Eesti majanduse alustalasid, odavat energeetikat. Just praegu nägin ühte postitust, kus väike tootja sai 2,3 senti kilovatt-tunnist, mis ta võrku müüs, ja ostis võrgust 25,6 sendiga elektrit tagasi. 11-kordne vahe. Kallid sõbrad, aga kus see 11-kordse vahe raha läks? See läks ju kellegi taskusse. Ja see ongi see hiigelräkit, mida te siin propageerite. See on see hiigelräkit, mis selle rohemajandusega on püsti pandud. Keegi maksumaksja käest, riigieelarvest pistab miljoneid, kümneid miljoneid ja lõppkokkuvõttes isegi miljardeid taskusse. Tuuleparkidega, päikeseparkidega, ülekandetasudega, aktsiisidega, ma ei tea veel mis rahadega. See, sõbrad, on Eesti majanduse hävitamine. Ja nüüd me jõuame, paluks lisaaega. 3 minutit lisaaega, palun. Ja nüüd me jõuame selleni, et
paremäärmuslasi on süüdistatud ühiskonna lõhestamises ja ma ei tea veel milles kõiges. Aga kui me vaatame nüüd, mis juhtus praegu Pürenee poolsaarel ühe ainsa päevase elektrikatkestusega, inimesed läksid üksteisele kõri kallale vee pärast, ma ei tea mille kõige pärast, toidu pärast, poejärjekordade pärast, ühe ainsa päevase katkestusega. Aga kujutage ette, et meil kukubki see võrk kokku. Täielikult kukub kokku kogu selle hulluse tulemusena ja mitte ühepäevased katkestused ei ole, vaid on nädalate pikkused katkestused. Mis siis juhtub? Praegu on öeldud, et Hispaanias ainuüksi selle ühepäevase elektrikatkestuse kahjude kompenseerimise hind oli 400 miljonit eurot. Suhteliselt väike summa muidugi sellise suhteliselt suure riigi kohta nagu Hispaania, aga ikkagi see ühepäevane katkestus, 400 miljonit korstnasse. Pluss kõik need sotsiaalsed kahjud. Et kallid sõbrad, see eelnõu, mida te meile siin müüte kui midagi seesugust, mis peab olema meile garantiiks selle eest, et meil taolisi rumalusi ei juhtuks, tegelikult seda ei garanteeri. Tegelikult uhab see riigieelarvest veel rohkem raha nendele, kes on selle räkiti kasusaajad. Ja sellepärast ei ole meil siin absoluutselt mingit valikut. Meie, kes me oleme valitud siia rahvasaadikuteks, esindama oma valijaid, peame sellele vastu seisma. Peame seda räkitit paljastama. Ja õigesti ütles Rain Epler oma sõnavõtus, et need, kes ei saa aru siin, mida nad teevad, no jumal nendega. Aga meil on ju neid, kes saavad suurepäraselt aru, mida nad teevad. Ja selle kohta ütleb ka piibel. Anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Aga need, kes teavad, et nad patustavad topelt. Ja teie, kallid sõbrad, kes te seda räkitit siin läbi surute, need, kes teavad, eriti need, kes on meil siin veel füüsikadoktorid, patustavad topelt ja on kaassüüdlased kõikide nende kahjude eest, mis see räkit Eesti riigile, Eesti inimestele kaasa toob. Aitäh! Aitäh!